Mitmed metsaomanikud mõtlevad, et miks maksta teenustasu oksjoni eest, kui saan ka ise oma metsale hinnapakkumised küsida ja ise oksjoni korraldada. Mis seal ikka nii keerulist olla saab? Väike Google'i otsing, info e-mailiga laiali, copy-paste veel 10 ettevõttele ja asi ants. Tihti asendub aga entusiasm pettumusega, sest suur osa metsafirmasid ei suvatsegi reageerida või kui reageerivad, siis hinnapakkumisega, mis ei pruugi ootustele vastata. Miks see nii on? Iga metsafirma sekretärilaua nurgapealsed on piltlikult öeldes metsaomanike päringute virna all lookas, sest neid, kes soovivad oma metsale hinnapakkumisi, saadavad oma kirju laiali korraga 10 metsafirmadele. Iga täpse hinna kalkuleerimine on metsafirmale aga suur töö. Tuleb käia metsas kohapeal, kulutada aega ja kütust kogu metsa ülevaatamisele, teha kalkulatsioone ja esitada need ka metsaomanikule. Seejärel tuleb metsaomanikud hakata ka hinna osas läbirääkimisi pidama, sest ühe osapoole soov on osta nii soodsalt, et võimalikult palju kasumit teeniks. Metsaomanik aga soovib loomulikult müüa võimalikult kallilt. Nii võibki juhtuda, et metsafirma ei kavatsegi oma aega ja raha raisata metsa hindamisele ja eeltööle, mis üldjuhul ka tehinguni ei vii. Tublidel metsafirmadel pole paraku aega ega viitsimist, et metsaomanikega kauplemisega tegeleda, sest neil on metsaski tööd piisavalt. Kui metsaomanikega suhelda, tuleb neil sageli lisaks hinnapakkumise koostamisele asuda metsaomanikku koolitama ka metsandusalaste põhitõdede osas, et selgitada, kuidas kasvava metsa hind kujuneb ja mis seda hinda mõjutavad, ja neid tegureid on väga palju. Aeg on metsameeste lõpetanud sedagi, et tihti ei soovi hinda küsinud metsaomanik oma metsa üldse müüagi, vaid on teinud hinnapäringu näiteks uudishimust või soovitakse oma vara väärtust lihtsalt teada saada. Hinda on tarvis teada näiteks pärimise või vara jagamise korral või siis teinekord mõtlevad inimesed ka lihtsalt müügi osas ümber. Inimesi ja põhjuseid on erinevaid. Seetõttu jõuavadki vaid väga üksikud metsafirmadele tehtud hinnapäringud reaalse tehinguni ja peale hinnapakkumise koostamist ei tule pea kunagi kliendilt ka tagasisidet, et kui pakkumine ei sobinud, siis mis põhjustel ei sobinud või kellele ja mis hinnaga mets ikkagi müüdi. Selle kõige tõttu kasutavad metsafirmad parema meelega timber.ee oksjonikeskkonda töö leidmiseks ja tehingute tegemiseks. Metsafirmad juba teavad, et iga oksjonile tuleva metsa kohta on meie poolt kogu eeltöö tehtud, dokumendid korras, nad ei pea metsaomanikega suhtlemisele aega kulutama ja samuti on olemas kindlus, et kui kõrgeim pakkumine oksjonil teha, siis osta ka saab ja müüa ka müüb. Seetõttu suhtuvad nad oksjonil olevatesse pakkumistesse tunduvalt tõsisemalt ja analüüsivad kõik metsaandmed hoolikalt läbi, et rohkem pakkuda ja töö endale saada. Metsaomaniku jaoks aga tähendab oksjoniplatvormil müümine automaatselt nii ajavõitu kui ka kõrgemat hinda metsa eest. Kuna metsafirmade postkastid on hinnapäringuid täis ja metsafirmad teavad, et heal juhul 5% kõigist päringutest jõuab kunagi tulevikus üldse tehinguni, siis koostatakse need hinnapakkumised pigem pealiskaudselt avalikele andmetele tuginedes ja ilma kohal käimata, ehk võetakse hind nii-öelda varukast ja korraliku varuga, et ise mitte mingil juhul miinusesse jääda. Seetõttu võib selliste hinnapakkumiste sees olla vähemalt 30% puhvrit. See on aga see 30%, mis ettevõtted oksjonil võisteldes täis pakuvad ja mis jõuab metsaomaniku taskusse.